Aadu Jõgiaas oli 28 aastat tagasi üks Kaitseliidu taastajatest, aga ka 1991. aastal mittekonventsionaalse sõja pioneer. Tema pidas augustiputši ajal raadiosõda Nõukogude armee väekontingendiga Eestis. Ei, ma ei ole asutaliikmed, ma asutasin Põlva maleva. Põlvas ei olnud varematel aegadel malevat. Ja selle me tegime märtsis ära, aga ametlikult on vormistatud 3. aprill 1990. Side oli tol ajal ülioluline, tegelikult võiks niimoodi öelda, et omavaheline side oligi tolle hetke nagu lahingtegevus või? No ikkagi esmane tegevus oli meil ju Toompea sidekeskuse organiseerimine, mis sai käiku 10. juulil 1991. Kui putš algas, siis lisandus sellele funktsioonile ka elektrooniline võitlus. Algul tundus ta utoopiline olema, aga see läks täpselt käiku ja see saavutas ikkagi Vene desantväelaste üle võidu. Siis kui nad teletorni ründasid, sest rünnaku pani ikkagi seisma meie sidemeeste grupp. Ja see oli kindlasti lahingtegevus. See on absoluutselt lahingtegevus. Elektrooniline sõda, see on ju täpselt samuti. Kas sa võtad mõõga või võtad aamri või ükskõik millega sa sõdid üks ja sama. Vahendid ei ole tähtis on tulemus. Nii nagu praegu kübersõjad. Mitte mingit verd, aga mitte võidetakse ja kaotatakse.